Terapeut Laura Valk, minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes arvutimänge mängivad. Mulle ei meeldi lipakad, kes teles käivad ja seletavad, ise aru saamata, miks teised inimesed midagi teevad. Olles samal ajal ise terapeut, nagu fuck off. Terapeut ja autor Laura Valk on sattunud sotsiaalmeedias vihalaviini alla, sest avaldas arvamust mängivate meeste kohta. Ma ei kujuta elu sellise mehega ette ja minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes arvutimänge mängivad. Jagas Laura elu 24-ga. No keda kotib, millised mehed sulle meeldivad? See niikuinii ei leia mitte kunagi endale meest, kes sind päriselt armastaks. Ja sind lihtsalt kasutatakse elu lõpuni ära, kuni sa lõpuks ükskord sellest aru saad ja siis sa võtad endale ikka selle mehe, kes mängib arvutimänge. Juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega miljoneid. Mine putsi lihtsalt. Terapeut, kes räägib, kuidas mees peab miljoneid teenima selleks, et olla mees. Käi putsi naine, ausalt täitsa vittus, ma kassin nii ära praegu. Oi, plaa! Ja selline inimene on terapeut. Käi putsi. Ehk siis see ei ole ta töö. Siis ma ei tea, miks peaks juhtuma selleks, et ma elaksin koos mehega, kes istub arvutis, mängib ja siis ütleb mulle, muidu tahaks võileiba. Mine too palun. Ja siis ma lähen, panen talle taldriku laua peale ja ütlen, jah, kallis, ma lähen. Sul nüüd eest ära, et sa saaksid edasi mängida. Jagas Instagramis oma arvamust terapeut. Ja autor Laura Valk. Laura lisas veel, et tema jaoks on 2 kõige lapsikumat mehetüüpi ja need mehed, kes mängivad arvutimängi ja need mehed, kes tegelevad Snapchatiga. No Snapchatist ma veel saan aru. Nagu Snapchatist ma veel saan aru osati. Sest no Snapchat on siuke semi-cringe. Nagu semi-cringe. Mitte nagu full cringe, aga siuke semi-cringe. Nagu need inimesed, kes mingi Snapchatis mingi hea tööd. Tere hommikust. Hea tööd. Tere hommikust. Ma siin sõpradega joomas. No see on nagu vittus cringe. Aga nagu samal ajal. Ma ei tea, kui sa lähed mingi reisile, sa tahad mingi sõpradele või ma ei tea, mis iganes tuttavatele või pereliikmetele tahad saata mingi pilte kiirelt, siis see on nagu ok minu meelest. Ei või? Või teed midagi huvitavat, tahad nagu kellegiga jagada seda, aga see ei ole nagu väärt seda, et sa paned selle näiteks kuskil Instagrami. Siis see on nagu normaalne minu meelest. Aga samal ajal mingi tere hommikul, hea tööd. No see on nagu fuck off ausalt. Juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega miljoneid, ehk siis see ei ole ta töö, siis ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks, et ma elaksin koos mehega, kes istub arvutis, mängib ja siis ütleb mulle musu. Tahaks võileiba, mine too palun ja siis ma lähen, panen talle taldriku laua peale ja ütlen jah, kallis, ma lähen sul nüüd eest ära, et sa saaksid edasi mängida. Täitsa putsis ausalt. Kus mu Insta on? Mis selle lipaka nimi oli? Laura Valk. Terapeut peresüsteemi traumakaotusvalu. Sisemine laps ja eelmised elud. See on inimene, saate aru, et see on inimene,
kes on terapeut, ta töötab terapeudina ja tema speciality'ks on mingi trauma, kaotus, valu ja peresüsteemid, sisemine laps ja eelmised elud. Nagu saate aru, see on inimene, kes tegeleb nagu katkiste inimestega, kellel on olnud elus traumad. Ja siis ta tuleb välja siukse lausega. Padumts, kui sul on hobi, mis sulle meeldib ja millega sa tegeled, aga sa ei teeni sellega miljonid, siis sa oled useless ja sitt mees. Oi vittu. Juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega miljoneid, ehk siis see ei ole ta töö, siis jällegi ma ei kujuta, nagu ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks, et ma elaks koos mehega, kes istub arvutis, mängib. Ja siis ta ütleb mulle, Musu, tahaks võileiba, mine too mulle palun. Ja siis ma lähen, panen talle taldriku laua peale ja siis ütlen, jah, kallis, ma lähen sul nüüd eest ära, et sa saaksid edasi mängida. See on see sama, teate, see on see sama inimtüüp, see on see sama naisinimtüüp, kes ütleb, mul ei ole mehi vaja, ma olen self-sufficient, ma saan ise hakkama, ma olen naine, ma olen tugev Eesti naine, ma saan ise hakkama ja next thing. Ta läheb müüb oma alasti pilte kuskil OnlyFansis, mille eest mehed maksavad. Ja ta jutt on ikka sama, ma saan ise hakkama, ma olen naine, ma olen self-sufficient, ma saan ise hakkama, ma teen kõik asjad ise. See on see sama naine lihtsalt. See on see sama inimtüüp. Nagu siin on inimesed, kes mingi räägivad, et miks üks naiste rahvas ei või panna kriteeriumeid sellele, milline mees tema kõrval olla võiks. Ta ju ei ütle, et ärge selliseid mehi vaadake, vaid räägi, milliseid mehi tema ei vaataks. Probleem selles on see, et ta on terapeut väidetavalt. See on probleem. Palun, kas keegi saaks selgitada, miks meil järjest enam tekib vastava hariduseta traumaterapeute ja kuidas üldse legaalne on? Ma olen pühendanud aastaid sellistele teemadele ja vastu võtmata, et mõni suvakoolitus võrdub terapeut. Ta ei ole isegi reaalne terapeut! Ta mingi... ta valetab ka, et ta mingi terapeut veel või? Mine putsi ausalt! Holistika instituudi läbinud, kus sa teoreetiliselt peaksid saama loa, et terapeudina töötada. Lisaks ma arvan, et inimestele lihtsalt see võimalus internetis keegi olla pähe hakanud. Miks mitte siis teisi õpetada oma kogemuste pealt, kui Kimo seega bullshit. Osho kursuse on läbinud, aga mu tweet pigem üldine, liiga palju neid mõne nädalase heal juhul aastase koolitusega läbinud ja võivad reguleerimata traumadest vabanemist reklaamida ja ravida siis kuidas, kus ja keda soovivad. Mida vittu? Sisuliselt ma võin öelda, et ma olen ka terapeut või? Ja see on legaalne või? Ja see on nagu päriselt legaalne lihtsalt või? Ravisid mu depreka või? Norm. Tegin ka vastavad muudatused. Terapeut. Lased kõiki alati rahadega üle, ei viitsi sittagi teha. Sisemine täiskasvanu leidmine. Konservatiivne Lõuna-Eesti mees. Oi vittu. Oi vittu. Ma ei saa üldse aru, kuidas saab jagada hobidok kategooriasse ja mitte ok. Jan Rist isiklikult. Jan Rist on meil ju mingi Twitteri mõrvar. Jan Rist on mingi Twitteri mõrvar. Kui ta paneks sama palju tööd Twitteri asemel, ma arvan sinna Euronixi alla,
siis ma arvan, et Euronics oleks mingi Eestis vähemalt mingi top notch, mingi põhiteema. Ja muid poodi ei eksisteerikski. Kõik, kellel kodus isegi arvutid on ja mitte läpakad. Kõik, kellel arvutis isegi või kodus isegi arvutid on ja mitte läpakad, sest Romil on läpakas, on suut lapsikud tegelikult. Real mehed vaatavad telekat ja joovad õlut terve elu. Oi vittu ausalt. Oi plaa. Evelin. Nearly half of the entire planet now plays video games. Sheesh. Urme ütleb, kui mina saaksin teada, et minu elukaaslane naine küsib nõu Eesti Mereakadeemias veeteede haldamist õppinud, ise hakanud terapeudilt minu mängimisharrastuste kohta, siis oleks hetkega kas minu või naise kott pakitud ja kooselu läbi. Common win Urve poolt. Urve teab. Noh, Urve on isegi 50% autist ja isegi Urme teab. Ja 40% skiso. Aga see on common win Urve poolt. Like. Juhul kui keegi soovib minna energiateraapia sisemise lapse eelmiste elude ja peresüsteemidega Osho aktiivsed meditatsioonid. Ta ei teeni oma juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvuse. Mõrd number 6-ga või? No see number 6-ga on selle jaoks. Et ikkagi kõik saaks aru, et me oleme gamerid, eks ole. Me oleme ikkagi gamerid. Õ on 6, eks ole. See on ikka vana aja 1.6 tactics. Ehk siis ei ole ta töö. Mis miljoneid? Mu cookie-klikker tõmbab iga 100 hetkes triljoneid. Ma ei kujuta, nagu, ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks. Putsi! Juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega. Putsi! Ma ei kujuta, nagu, ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks. Ta oleks võinud nagu oma neid nagu EFT nagu rulli näidata, vaata, mingi zoomida sisse. Ei või? Putsi! See on suht hea. Come on.